Me oleme kohaliku Puhja kihelkond. Olen jah. Kurat, võtaks. Kaua jõuab. Hommik ei tule veel. Mitte kuidagi ei tule. Jama. Miks? Peab olema. Ja nii edasi. Mina küll ei tea. Nii. Võtame selle putla maast. No see jäädagi taurus. Võtame nii. Jama. See taurus. Läbi see küll. Seal oli ka veel üks asi. Siin pool oli see kihelkond ja siin pole vist midagi. Ei ole jah. Mis asi siin siis? See lollakas valgusti mingi. Jess. Rannukihelkond. Ja. Teate, mida ma teile ütlen? Vahepeal on lahe. Tegelikult ma ei tee nalja. Proovin tõsisemalt. Vabandust. Lahe üksinda olla. Kuskil peaaegu tundmatus kohas, mida avastasid. Lihtsalt avastasid. Kus kasve telkida korraks vaid. See ongi asja võlu. Mulle see meeldib. Väiksed üllatused. Otsid kohta ja ühel hetkel avastad selle. Ja kuna see on väga kaua otsitud, rasket saadud koht, siis see on väga oluline. Ja vaadake näiteks loodust pimedas vormingus. Ma mõtlen niimoodi öösel, et lamp mul küll põleb siin video ajal. Ikkagi lahe. Ausõna, uskuge mind. Mina juba ei valeta. Ma olen ju Andres. Ja millal siis eestel ikka valetanud on. Ja kui ta valetabki, siis näed sellepärast, et on sunnitud. Ju siis on mingid tegurid, mis sunnivad teda valetama. Aga ega see pole eestlase puulenud. See on kõigi puhul. Vahet ei ole, mis rahvuses sa oled. Rahvusteks kõik valetavad. Ja miks? Seda sellepärast, et see on oluline, et elus läbi lüüa. Häda ajab ikka harju kaeva. Mitte muidugi päris kaevama, aga kaevu ajab ta küll. Ma mõtlen nii. Ja mõnedes kohtades on maailmas sihukesed kohad, kus pole isegi kaevu. Ja nad otsivad meeletut vett. Ja nad leiavad lõpuks. Nagu minagi oma naljakalt võetud telgikoha 3 kilomeetrit Puhjani koduni. Ma ikkagi otsustasin telkida. Tegelikult ma oleks tahtnud Võrtsjärve jääda, aga seda lõiku ma paraku ei suutnud salvestada, sest see oli ämmastavalt vett täis ja need ülemineva aasta rannikud ja liivapinnad, mis seal tookord olid, nendest polnud jälgigi. Mingi väike osa oli ja see oli ka 20 inimest kõige rohkem. Aga ruumi polnud, kus mina võiksin telgida, sest ma mäletasin, et neid kohti, mis olid väga suure pinnaga kaetud, liivapinna baasil. Ja neid ei olnud. Ja ma arvasin ja lootsin vähemalt, et sinna kuskil ma telgi panen, aga midagi teha. Nüüd vaatame loodust. Okei. Pimedas muidugi. Imelik küll, aga nii ta on. Varsti lähme Koidu peale ka välja. Ma mõtlen hommikut. Aga siis, kui see ka tehtud, siis ma lähen tõesti tuttu. Kell on vist juba 2 läbi, ma arvan vähemalt.
see nii huvitav, kui seda ei ole. Hakkabki vist juba päike tõusma. Arvan, et veel natuke aega ja see on veel kõrgemale, siis kui ma saan viimase lõigu võetud, siis ma... sorry, vabandust, ma ei tahtnud seda, see juhtus kogemata järjekordselt ja vabandust. Nagu taoki. Nii see on. See asja, ma olen kaine veel või? Pole võimalik, ma ei saa hammasta kakao. See on nii kõvasti ma keeratud. Ausalt öelda polegi vist teisi enam. Kurrad 41 aastat vana ka veel selles. Mine sinna poole palun. Minema ka. Täitsa kihvt, aga vastik. Kuradi käbi kukud seal. Konnad teevad häält. Looditsid teevad. Või tirtsud või mis nad on. Teevad häält. Kõik teevad häält. Mina üks ei tee. Ai, ma teen ka sinuga koos seal kuskil. Kus aga ei ole. Ma ikkagi teen. Ma ju räägin sinuga juttu. Ja, nüüd on. Mene kinni juba. See kallis kraam. Kurat ka ümber läheb. Oi, mul ilma jäänud. Mulle see üldse ei meeldi. Ausa. Kongu. Mitte kuskile. Aga kihvt on jalutada. Tundmatult teed, siis see valgustii, mis sealt tuleb. Natuke pimestab. Aga ma keeran sinna poole teid. Või seda valgustit. Ja siis ma saan vähemalt kõndida. Okay. Yes. Nii. Suitsupaks esima. On ju pankida. LM. On ju. Igu uus kurat. Vähe küll. Nüüd ma jään õlle ära.